Aga meil sellist asja päris ei ole ikkagi, et kui ma peaks käed üles tõstma ja ütlema, et aitab kõik. Mitu auhinda teil alustuseks siin nüüd parasjagu on? Me saime kaks auhinda. Me saime parima meelelahutussaate juhi auhinna, igaüks sai siis ühe sellise kenakese. Ja me saime parima meelelahutussaate auhinna, mille üle me oleme väga uhked. Me oleme väga uhked. Ja tänulikud. Kaks auhinda. Kas teil on midagi veel saavutada ka Eesti telemaastikul üldse? Muidugi on. Nägid ju ise, et seal on ühel hetkel tulevad mehed ja naised lavale, kelle pärast saal püsti tõuseb, sest nad on teinud seda kümneid aastaid väga hästi, väga kõrgel tasemel. Jüri, sul läheb selleks 50 veel. Aga mis siis on? Teeme ära! Pole üldse küsimust. Mis sinu ambitsioon on, Robert? Minu ambitsioon on olla nende kahe inimesega koos nii kaua kui võimalik, sellepärast et nad on mulle väga kallid ja väga sümpaatsed inimesed ja nendega on tore saadet teha. Jah, ma olen eelkõnelejatega ühelt poolt nõus ja teiselt poolt ma arvan, meie kõigi ambitsioon ja soov on ikkagi ka hetkes olla ja nautida. Rääkige, kas laval jäi tänukõnes nüüd midagi ka ütlemata veel? Tele-eeter on lühike, kõik teavad, kallis ka, eks ole. Kas jäi midagi ütlemata? Jäi keegi tänamata, et pärast läksid, istusid kohale ja kripeldab, et tegelikult nagu näed, last ei tänandki, et ta nii vapralt õhtuti hakkama saab. Ja meil jäi muidugi sellepärast, et kõigil on alati kuklas see heli, mis hakkab mängima, aga tegelikult see, võib-olla see šokk lavale tuleku ajal on ka natukene. Ma arvan, meil jäid mitmed nimed, meil jäi Martin Korjus nimetamata, meil jäi Jüri Pihel, kuigi sa ikkagi mainisid teda, aga kanali juhti Jüri Pihelit me ikkagi väga täname. Meil jäi Toomas Perli kindlasti tänamata ja nii edasi ja Piret Jürman jäi tänamata ja ühesõnaga me peame tänama neid inimesi, kes olid meiega ennem, sellepärast, et kõik on andnud panuse selleks, et me saime üldse sellise saate, nagu näiteks reede õhtu käima tõmmata ja me peame tänama absoluutselt kõik inimesi, kes täna meiega toimetavad. Sellepärast on meil eriti hea meel, et me selle meelelahutusauhindade meelelahutussaate auhinna saime, saate auhinna. Sellepärast, et me mõtlesime selle ise välja. Meil oli väga vähe aega ja eeter ootas mõne nädala pärast ja meil ei olnud ideid. Ja me lihtsalt hakkasime selle tiimiga, kes meil on, tohutult tööle. Ja me panime selle asja kokku ja me siiamaani täiustame seda. Aga see on meie beebi. Me mõtlesime selle ise välja ja me saime sellest auhinna, nii et me oleme väga õnnelikud ja uhked enda ja tiimi üle. Jaa, aga indikatsioon selles mõttes, nagu see suund tuli ikkagi Jüri Pihelilt, kes ütles, et te teete väga ägedat asja, aga reedeks tehke midagi muud, mõelge midagi veel välja. Ja ta oli hästi vuhe, ütles, istuge maha, mõelge, mis te teete, aga tehke see ära ja tehke see teistmoodi, kui te teete esmaspäevast neljapäevani. Nii lihtne soovitus temalt oligi ja tegelikult nii hea soovitus, selle eest me oleme tänulikud. No öelge, kui palju teil on tegelikult selle saatega ette tulnud? Ma vahel vaatan seda, eks ole, ja mõtlen, et ma küll kindel ei ole, et kas ma neid asju kaasa teeks. Kui palju teil on tulnud ette seda, et nagu keegi keeldub päriselt, et kuulge, seda tsirkust mina küll ei tule tegema teile sinna? Seda ei tule ette. Me oleme ikkagi nagu asjad koos välja mõelnud, meil on väga vinged toimetajad, kes tunnevad meid suhteliselt läbi ja lõhki. Nad ei pane meid võib-olla olukordadesse, kus me nagu kindlasti ei ole nõus olema. Küll jah, mugavustsoonist välja ja meie külalised mugavustsoonist välja, aga meil sellist asja päris ei ole ikkagi, et kui ma peaks käed üles tõstma ja ütlema, et aitab kõik, rohkem seda ei tee ja seda ei ole. Ei, no kindlasti me räägime alati külalistega läbi ja me mõtleme alati ikkagi selle inimese peale, kes meile stuudiosse tuleb, pakume välja oma idee ja kindlasti on olnud hetki, mil on öeldud, et võib-olla see ei ole parim idee ja siis me mõtleme edasi, et jõuda selle lahenduseni, mis mõlemale poolele sobiks, et meie külalisel oleks mugav ja hea olla. See on üks suur koostöö tiimi, külaliste ja televaatajate vahel. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes need ideed peavad meeldima neile. Ja seni, kuni esimene ja kõige tähtsam linnuke on kirjas, kas televaatajad tahaks seda näha, siis me hakkame muudele asjadele mõtlema. No Margo Reikop on alati öelnud, et huvitav peab olema. Kas teil endal on ikka veel huvitav kõiki neid asju teha? Ja mis hoiab selle huvitavana? No aga see inimesed hakkavad ju korduma mingis mõttes ka. Aga vaata,
korduvaid inimesi ja vaata, kas sa näed, et me teeme nendega liiga korduvaid asju, et see hoiabki asja huvitavamana, et iga kord, kui tuleb inimene, kes on juba käinud, me istume jälle maha ja seda enam me püüame välja mõelda midagi, mida me temaga ei ole veel teinud, mingi uue nurga, uue lähenemise, midagi uut toredat intervjuusse sekka panna, et ja sellepärast ei olegi igav ja ongi huvitav, jah. On, ikka veel on huvitav. No kuidas sa saad väsida? Kui ühel hetkel antakse midagi jälle kätte, see annab vastupidi motivatsiooni, mis on nii kõrgel, annab, ma ütlen ausalt, ikka tohutult juurde. See annab eneseusku juurde ja ma ütlen ausalt, siin on auhindu veel, mida me tahame tulevikus ka proovida, noppida. Väga hea, et teil sihid ees on. Viimane küsimus. Kuhu kodus kapi peal, riiuli peal, kuhu need auhinnad päriselt nüüd lähevad, et iga päev meeles oleks? See saate auhind läheb kindlasti meie toimetusse kõigile meie kolleegidele silme, et nad näeksid, mida nad väärt on, mida nad teinud on ja millega hakkama on saanud. Ja selle meile isiklikult antud auhinna panen ma täpselt selle ühe teise sarnase juurde ja see on minu telekakapil ja see mul silme ees kogu aeg. Piret, kus sul kodus selle jaoks koht on? Öökapil? Ei ole öökapil, minul on üks selline nii-öelda kontorituba kodus, kus mul ka samamoodi eelmise aasta auhind ootabki kaaslast ja tal on palju lõbusam seal nüüd olla. Saavad koos mängida. No nii, Jüri. Ja sinu kodus? Kus leiab see auhind oma koha? Köögis. Ma ise ei ole neid auhindu oma kodus paika pannud. Üldse on vähe, mida ma oma kodus olen paika pannud. Mul on suurepärane naine, kes teeb seda minu eest, aitäh talle ja ma usun, et ta leiab ka sellele auhinnale väärika koha. Selge, aga suur aitäh ja palju õnne teile! Aitäh! Aitäh.